maasika margaritadega. Meil läks 4 kokteiliga 34 minutit. 6 oli tegelikult. Kuidas te siin fucking raha teenite? Nii kõvasti sa pead imema, et siit kõrrest seda asja läbi saada. Mega kõvasti. No kuradi blender ja maaski margarita, elu kõige kuradi värdjam tellimus. Paned oma klaasi külge need ära, ja kõrval vaatad, Kristo Tomingas teeb porgandist tulpi. Mõtled, mida? Tegin praegu Andrei häält, kui ta minuga kahekesi on. Ping, 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 ping. Tere tulemast järjekordsele Kifecastile, oleme jõudnud külla, mitte küll samal päeval, kui me käisime siin teistel Tartu tegijatel külas, aga see on hoopis teine nädal, kui me tulime siia. Meil on nii samad riided. Ja käime iga nädal korra Tartus. Oleme jõudnud Tartusse aparaaditehasesse külla härradele, kes tutvustavad ennast kohe ise, paar Riki Tiki ja Let's Get This Train Moving. Ja siis minupoolne väike lisa, et meil on endiselt postpandeemiline horeka-temaatiline Kifecast, ehk siis me oleme mitu korda teinud juba oma episoode horeka tegelastega, sest väidetavalt me olime esimesed, kes märtsi keskpaiku vastu kotte said niimoodi korralikult. Palun tutvustage ennast, kes te nii ilusad olete, mis te teete ja alustame selle suure mehega siin. No tervist. Kas vajab üldse tutvustamist? Ma ütleks isegi rohkem sulle, mitte keegi ei tunne sind. Mina olen... Väga tubli. Mina olen tegelikult väga alandlik Regeritsoo Tartust. Kas seda hääldaksid Zoo või? Zoo või Zoo võib ka öelda. Hüüdnimega Rex, ladina keeles siis Rex on siis kuningas, siis jääb hästi meelde. Ja Riki Tiki baar siis töötab iga kord. Ja Riki Tiki baar, Eesti esimene, ma arvan, ainus Tiki baar, mis päriselt keskendub kvaliteetselt tiki kultuurile läbi kokteilide, nii nagu ta olema peab. Meil võib juhtuda, et keegi vaatab meid mitte meie valdkonnast ja mis asi on tiki? Tiki, hea küsimus. Pärast teist maailmast eriti populaarseks saanud, pärast seda eriti siis, kui see Vietnami sõda, siis kui sõdurid tulid sealt Polüneesia aladelt tagasi, siis toodi endaga kaasa selline troopilises stiilis või troopiline kultuur, et palju sükest troopikat sõjajärgsesse Ameerikasse ja esimesed vennad Don the Beachcomber ja Trader Vic, kes siis tegid põhimõtteliselt selliseid mõnusaid... Kas nad käisid ise ka Vietnamis või? Kurat, nemad vist ikka ise ei käinud, aga noh, ega Ameerika ongi täis võlts, ega sa ei peagi väga kusagile minema, et midagi sinna tuua. Ja siis tehtigi sellised troopilised getaway kohad, kus sa saidki lihtsalt põgeneda ja oligi. No tehti ikka väga hulluks, et mõnel vennal oli seal isegi täielik rannaliiv maas ja nii edasi, et vend tegi seal mingid kuradi, ma olen lugenud mingid kuradi rituaalseid tantse ja mida iganes. Et täiesti nagu, et lähedki kusagile, nagu oleksid kusagile üksikul saarel, kärbeste jumal and shit. Selline teema ühesõnaga, jah. Tiki troopika ühesõnaga, jah. Meie mõistis, ma ei tea, piña coladad ja sellised asjad. Mojiitod. Ja Mai Tai võib-olla siis kõige nagu autentsem. Maasika margarita on meil siin ees. No see ei ole võib-olla nagu nii nagu konkreetne tiki, aga no võib-olla meie mõistis selline troopiline suvi. See ei ole nii konkreetselt tiki, aga te olete lihtsalt ahned ja tahate raha teenida. Meie tahame raha, jah. Meie muust ei oli. Meie siis Regeritsoo tutvustas küll ennast, meil on üks osaline veel siin laua taga, et liiga vaikseks jääks. Jah, kes ma siis olen, Regeri, sulle? Parem käsi vist, nii-öelda. Sa oled vasaku või paremakäeline? Mina olen paremakäeline, ta on mu teine käsi. Okay, ma olen siis vasakukäeline. Ta tõesti on ka vasakukäeline. Tegelikult ma olen Rauno Loit, olen mina siis. Ja ma ei tea, Reksiga oleme koos paari siin. Riki Tiki. Jah.
ma ei oskagi rohkem enda kohta midagi öelda. Rauno on tegelikult see vend, kes tuli kunagi, kui me 3 tilli avasime siin, me olemegi siin ju asume 3 tillist täpselt üle hoovi. Tuli tööle, roheline nagu seesama sein, mida te praegu kaamera vahendusel ei näe. Loksuta lauda raisk. Aga ühesõnaga, et ja Rex on mind välja õpetanud siia, võib öelda, täitsa nullist. jah, et ta ei teadnud midagi kokteilidest ja üldse teenindusest või baarist, et terve elu vist, mis sa oled jalkat mänginud või? No põhimõtteliselt küll, vist mängisin 14 aastat. Jalkat mänginud ja naisi sebinud, ta on meil siuke noor fuckboy. no mis siis juhtus? No siis juhtus see, et pidi kuskil ülikooli minema. Tulin Tartusse. Kas Eestis jalkaga ei saa plekki või? No väga vist ei saa, jah. Tuleb välja nii. See oli vist... Pigem tundub, et oli nii. Tundub, et vist see oli nii. Tundub, jah. Ja tegelikult ega ma kunagi professionaalsele tasemele ei jõudnudki. Pigem olingi siuke hobikorras harrastaja. Kusjuures ma olen nagu sporditeemas nii distantne inimene, mida tähendab harrastus jalgpall näiteks versus proff, on ju. Et kuidas see tehniliselt välja näeb, kas see on... Proff on see vist ikka, kes raha saab ja harrastaja on see, kes töö kõrvalt möllab. Ja kuidas harrastajast profiks saada? Eks... Käid 2 korda nädalas asemel 6 korda nädalas. Ja ei tee seda, mida sina tahad, vaid teed seda, mida su treener tahab. Aitäh, Kristo, sinu käest küsisin ju. Ma olen nagu main jalgpallur üldse. Kristo ütles ära. Ma olen nagu mingi 22 korda elus käid jalgat mängimas. Ma tean täpselt, kuidas need asjad. See on 22 korda rohkem kui mina, nii et... Ei, tegelikult hea, mis ma tulin ülikooli Tartusse ja siis läksin Regeri alla tööle ja siis ma ei tea, Regeri suutis kuidagi väga huvitavaks selle paari asja mulle rääkides. No te alustasite 3 stillist siis või? Yes. Nojah, lihtsalt meil tuligi sinna hunnik rohelisi ja siis ta oli üks nendest ja oli selle alguses värisevate kätega ja lõpuks enam ei olnud. Siis kui sai juba selga oli verine piitsutamisest, siis enam käed ei värisenud. No kus sa Regeri pärit siis oled? Mina olen Tartust pärit. Sa Jeesus, jah. Ja sa oled kohe paari... Ma ei olnud vist kohe ikkagi. Ma ei olnud vist kohe, ma mõtlen, et kuidas, ma olin niimoodi tegelikult, ma lõpetasin keskkooli ära ja siis ma panin kohe sealt, mul olid mingi hunnik sõpru, elasid Inglismaal ja käisid seal koolis, ma läksin ka Inglismaale, Birminghami. Sa läksid kooli ka või sa lihtsalt läksid sellepärast, et sõbrad seal olid? Ei, ma läksin ka alguses koolist, et jah, aga sõprade ajendilist, et ja mul 2 sõpra käisid seal koolis juba 2 aastat, eks ole, ja siis ma läksin järgi. Ja siis ma käisin seal, mingit suvalist asja õppisin, mingit a la meelelahutus, mingit korraldust, veider, lõpuks olid ikka sarnase ala peal, aga ta oli siuke lamp, nõrk tase ja Eestis ikka, isegi keskkoolid on kuradi kõvema tasemega. Kohati, kui seal mingid suva mingid, ta oli siuke rakenduskõrgkool, ma arvan, ülikool, meie mõistes. Ja siis pidi tööl käima ja siis tööd sai loomulikult baaris ja siis baaritöö hakkas rohkem meeldima ja siis tulin ära koolist ja siis tulin Tartusse ja siis avati Meat Market. Hakati avama. Seal olid, kandideerisin sinna. See oli millalgi enne Kristust, on ju? Ta oli 2011 lõpp, kaua aega tagasi, jah. Aga ta oligi see, et seal keskenduti Tartus esimest korda kokteilidele. David Enso juhendamisel. Minu tollaegne suur juhtiõpetaja. Jah, ja siis seal olid veel vana ja baarprofi baarmenite algkursuspäevane, 27 päeva. Käisime kuradi hommikust õhtuni. Kaur Kaljumaa, Sven Petrov, OG-d. Tegid asja selgeks, mega hästi tegid selgeks ausalt. Ei teadnud ju kottigi tegelikult selle kohta, nagu tõesti täiesti super basic. Nagu kõik, kuidas tehakse alkoholi, mis asi on alkohol, mis asi on põhialkohol. Kõik täiesti fucking basic. Kuu aega elasin Tallinnasse hetke, siis kõige kauem aeg, kui ma olen Tallinnas elanud ka. Ja üldse enda elus. Kaua sa Inglismaal olid? 10 kuud või? Sa oled Inglismaal kauem elanud? Jaa. Kuidas sul Tallinna ei meeldi siis? Ma ei tea, tegelikult ei ole väga, et ei meeldi. Lihtsalt ei ole sattunud, siin äkki kunagi sattunud. Ma lihtsalt ei ole sattunud.
kõik on siia jäänud. Igastahes jah, ja siis sealt edasi, ja siis oli see, et siis hakati mulle rääkima, et kui ma selle ära lõpetasin, et seal soovitati hakka võistlemas käima, on ju. Ja siis võistlustega tuligi see, et keegi ütles mulle kunagi, et üks võistlus võrdub 3 või mingi 3-4 kuud leti taga, tööd, vaata. Kogemuse mõttes. Mentaalselt, jah. Ja siis ma hakkasin käima ja siis ma ei tea, esimene läks megapasasti, aga see oli savi, sest et järgmine läks juba paremini. Aga muide naljakas on see, et esimesest võistlusest, minu elu esimesest, me käisime seal Karl Astoki ja siis Gabriel Kuslapiga, käisime koos, see oli, kas ta oli Polsi võistlus Veenuses, pidi tegema before dinner, all day ja after dinner joogi. Igaüks siis tegi ühe, meeskondlik. Ja siis ma mäletan mega naljakas oli see, et kõigepealt oli siis see, et meil olid seal, vaata kaunistuste voor oli ka, et pidid seal prepi-alas oma kaunistused tegema, Ma senini räägin seda praktiliselt kõigile ja meenutan ise ka naljakalt, et me olime seal prepi-ruumis, davai, asjad välja, kaunistused nii, siis vaatame, meil oli siis after dinner joogil, oli siis Gabriel tegi after dinner jooki, see oli siuke, meil oli pakendist niimoodi välja võetud martsipanist süda, roosat värvi, nunnu jook oli ka roosa, võtad välja, teed sälgu sisse, vaatad, istub küll klaasi külge, paned oma klaasi külge need ära, kõrval vaatad, Kristo Tomingas teeb porgandist tulpi, mõtled, mida? Siis vaatad küll, et veits vales kohas vist või, ise oled pakendist või läks, sobib hästi, süda martsipanist. Ja põhimõtteliselt niimoodi see võistlus läkski. Aga peaaegu viimane koht, aga äge oli see, et sealt sündis üks jook, see all day jook, kes siis värskendavam, see oli siis see, mis meil praegu on siin laua peal ka, kiivi bananas. See on meil minu ja Karliga olnud, see on meie esimene meie vaimubeebi ja see on, vaata, kas ta on veits läbi segamatu või, tegelikult kus päris hea olema. Siuke mõina, siuke kiivi, banaan, tumerumm, suht rohkem ei ole vaja. Aga minu emps vanasti, kui ma veel pisem olin kui praegu, tegi mulle kiivi ja banaani tegi kahvliga katki ja siis see maitses reaalselt metsmaasikad. Ja siis sealt tuligi see, et paned rummi juurde, on veel parem. Ja see rumm tuli hiljem, ma saan aru. Rumm tuli hiljem, jah. Kui ma natuke suuremaks kasvasin. Kui me läheme praktika juurde tagasi, et kuidas sa maitseid üles ehitad kokteilides? Millest sa alustad, et jõuda lõpp-punktini? Päris hea küsimus, kusjuures. Tõesti hea küsimus. Get your tongue out of my ass. Ei, aga selles suhtes on see tõesti hea küsimus, sest et seal on raske vastata, sest et vaata, mul on raske panna sõnadest seda, mida ma ma ei tea, mõtlen või mida ma näen. Okei, sa teed mingi aga hästi baari jaoks teed menüüd, on ju. Sul on mingisugune mõttemuster on olemas, on ju. Jaa, no ma vist kõigepealt alustan sellest, et ma mõtlen, see varieerub, et kõige rohkem peab muidugi alustama sellest, et sa võtad tõenäoliselt alati mingisuguse joogi endale juba baasiks. Tõenäoliselt. Sellepärast, et nagu Margit Kikas mulle kunagi ütles, et reaalkartast pole mõtet leiutama hakata, kõik on tehtud juba, on ju. Ja sellest peale ma suht selle järgi talitan, et kõik on juba tehtud, mine siis selle pealt, eks ole. Ehk siis sa ei ole miksoloog või? Ei, ma ikkagi, vaata, seal on see, et see miksoloog on bravuurne miksoloog, regeritso. Ja ma ei kasuta mingit tossumasinaid ja käi vittu osalt. Tee lihtsalt tee normaalselt jookana. Ja ma ütleks bartender, jah, sest et päeva lõpuks sa tendid baari, on ju. Mitte ennast. Jah. Aga sa oled miksoloog ilmselt siis, kui sa tõesti teed seda mõttetööd, et sa paned näiteks asju paberile kirja ja sa lähed sinna, et mis sobiks ja mis mitte, eks ole. Et siis sa ilmselt oled, eks ole, miksoloog. Aga üldiselt vist ikka bartender ja muidu on niimoodi, et sa alustad mina alustan siis niimoodi, et sa võtad selle baasi või siis võtad lihtsalt selle koolkonna, et kas ma nüüd teen old fashioned joogi või ma teen nüüd sour joogi, on ju. Et kumma poole sa lähed. Ja siis sa lihtsalt võtad baas selle igava, et magus hapu ja see on
paigas või magus mõru alkohol on paigas, on ju. Et selle teed paika ära, siis hakkad modifitseerima lihtsalt nagu mingite asjadega. Ja siis, aga noh, sealt läheb, aga vaata, see ei olegi nii lihtne, no et siis sealt läheb keeruliseks, et mis annab mida, mis asi on hape, mis asi on laim, suhkur, tähendab laim, sidrun, mis maitset nad annavad, mis maitset annab lihtsalt hape ja mingid, noh, sellised jaburalt detailseks, aga muidu jah, et lihtsalt sa valid nagu mingi suuna, kust poolt minna ja aga laias laastus ikkagi alkohol, sest seda on vaja esile tuua, sest siis on ka brändid õnnelikud. Kui me räägime kodubaarist? Kodubaaris, siis no ikkagi peab alkoholi esile tooma, sellepärast, et kui sa teed alkoholiga kokteili, sul ei mõtet teda nagu ära peita nagu niimoodi, sest et kui sul on ikkagi rõve alkohol, sa ei peida kunagi seda nagu lõpuni ära. Sa ikkagi tahad ju head alkoholi, siis kui sa kasutad head alkoholi, seda hoopis esile tõsta. Alkohol ja siis mingi jook, mis on juba olemas, ja see võtab baasiks. Okei, sa ütlesid hea alkohol ja me oleme siin, ma ei mäleta kellega, aga oleme arutanud seda teemat, et kas tänapäeval on üldse olemas selline kategooria nagu halb alkohol, kui me räägime alkoholis, mille liidri hind on mingi 20 eurot pluss. Selliseid asju ei ole olemas ju tänapäeval. Ei ole vist jah, sest kõik on puhas ikkagi nii puhas, et nad ikka võtavad kõik, et isegi kui sa ei taha näiteks, ütleme, minule ei meeldi väga juua pitsist viina, on ju, noh, ma lihtsalt, mulle vaatame seda õhtupoole. Jah, vaatame ilmselt küll, jah, aga mitte ükski viin tõesti ei ole selline, mis kokteilis nagu, mis kokteili ära rikuks. Jah, tõesti ei ole, jah, et sellepärast, seda enam on vaja keskenduda, räägime viinast, see on päris põnev. Viina on ju, kui sa mõtled viin kokteilis, see on ju selgroog lihtsalt, ta annab kõik keha ülesehituse, mille ümber siis poogidest kõik asjad, eks ole, et sul tekib nagu tervik. Aga kui sul on ülihea viin, siis sa ei võta teda enam kui selgroona, vaid sa võtad teda kui ka maitsena. Et siin ma tooks nagu, ütleme siis, ma ei tea, premium ja lihtsalt tavaline. Okei, kuidas maitseb hea viin? Minu meelest pikalt, nagu tõesti pikalt, et ta nagu, pikalt ja teine asi, et ta, kui sa jood teda, ütleme, et sa ei võta isegi pitsi, vaid sa degusteerid ala mingi sent 2, on ju, siis ta ei tekita seda, et sa tahaks nagu rusikaga vastu rindu lüüa. Ja teine on see, et maitse on pikk. 2 need asju on koos, see on mega hea viin. Mis viin see on? Ketel One. Õige. Aga reaalselt, sest seal räägiti seda juttu ja seal ma esimest korda ja seal pandi kõrvuti ja midagi teha. See viin lihtsalt maitseb niimoodi. Mäletad seda Ketel One tsitroon? Jaa, sama. Siiamaani ei ole paremat tsitroon. Ei ole, lihtsalt reaalselt ei ole, aga noh, me tahame ikkagi raha teenida ja... Ja ütleme Pernoga, on ju. Me tahame raha teenida ja Ketel One ei ole lihtsalt nii hinnaga. Ta ei ole lihtsalt nii hinnaga, aga ma iga kell valin Ketel One'i alati oma vodka soodasse ja nii edasi, kui on nagu valikus, jah. Et teised viinad lihtsalt võidavad hinnas paraku. Sul on mingi statistika juba tekkinud. Mida Tartus juuakse? Issand. Ja ärme praegu mingi õlledest, veinedest räägi, me oleme pigem kanged inimesed Kristoga. Ütleme ausalt, Tartu on meil siiski mojitolinn ja ma arvan, ta jääb päris pikaks ajaks. Täiesti fucking mojitolinnaks. Mojitolinnaks. Et me ei saa mitte midagi selle vastu teha. Meil on kahjuks Emajõgi ja väike Kuuba. Mitte kahjuks tegelikult. Pigem õnneks. Ei õnneks, ikka täiega õnneks, sest see on nagu... Nad on siis nagu võimendanud eksisteerivat mojito-trendi või? No vaata, tegelikult on ju niimoodi, kui sa lähed mingi keikat tegema, vähemalt mul on siin nagu tihti olnud see, et ilma džinnita nagu ei ole mõtet üritust teha ja džinn peab ikka võtma nagu 2/3 enda alla. Aga igapäeva elus juuaks muidugi džinntoonikut ka, aga see, kus me oleme nagu töötanud, igal pool mojito lihtsalt. No sellepärast, et ta muidugi menüüs ka, see väike Kuuba mojito, siin Tillis on ju, noh, ja all linnas, aga see on tõesti hull, nagu see on tõesti hull, inimesed seisavad järjekorras fucking 45 minutit. Mida nagu sul on mingi, mis sul on seal mingi pikk see vahemaa on seal sillani, no ma ei tea, tere, ikka nagu 50 meetrit võib-olla. No ühesõnaga,
jah, et nagu inimesed on nõus olema 45-50 mintsa järjekorras, siis mõtled nagu hull lihtsalt. no mis, ootad 50 mintsa ära, tellid ämbriga endale. Ei, paljud seal teevad, seal on mingid vennad lähevad ju, just oli hiljuti, üks vend tuli oma selle kuradi kraaniga, Anum oli, tee siia mingi 3-liitrine või 5-liitrine. Siis tehaksegi ja siis, noh, seal on juba inimesed, vaata, seal tekib juba see kuradi mingisugune lahe, mingi karja, mingi mentaliteet, et seal hakatakse juba siuke survival instinctid, et kuule, davai, teeme mingi pundi, vaata, et tellime koos ja siis tellitakse mingi 15 tükki ja siis põhimõtteliselt võid uuesti järjekorda tagasi minna. no sa pead, jah, kuidas sa seal pead vastu, vaata, et noh, ja noh, jah, see on hull tegelikult ju. Noh, ma tahaks öelda, see rõve, aga samas see on nagu, noh, see on megatuus. See on huvitav, sest noh, meie rahulikust, tagasihoidlikust kokteiliputkast rääkides, meil on rum, mitte mojito isegi, vaid rum nagu kategooria, vot takoi marginaalne. Yeah. Meil lihtsalt ei jooda seda. Yeah. Läheb rõvedalt tekiilad, meil läheb rõvedalt džinni, on ju. Ja. Isegi bourboni läheb teid arvestatavas koguses. Isegi viina läheb nagu hästi korralikult. Rummi, mingi, arvestades seda, et meil on terrass, esimese korruse baar, teise korruse baar, rummi on mingi 3 liitrit nädalavahetuse jooksul. Nii õige. Et nagu, ja see ongi see veider, et see on lihtsalt see, noh, kindlasti millele sa rõhku paned, aga nagu, ma ei tea, mul on siuke tunne, et see lihtsalt ongi kõik see trend, mis koondunud siia. See on huvitav arvestades seda, kui suur Eesti on ju. Jah, et tegelikult ju, noh, jah, ma ei teagi, miks me oleme super väiksed, on ju, oma geograafiliselt ja igatepidi oleme väiksed ja siis samal ajal me oleme nagu nii hullult mingite erinevate trendide ja mingite värkidega. Nagu nii kardinaalselt erinevatega isegi. Et see on põnev tõesti. Aga no, jah. Kas sa saaks võrrelda, kuidas nägi Tartu kokteilikultuur aastal 2011 ja näiteks 2020? Kas on mingi vahe olemas või see on mingi mojito through line? No Mask Margaritat sai siis hästi palju, tõesti. Nagu näha on praegu ka. Jah, aga tõesti nagu, sellepärast see ongi nagu veits siuke throwback Thursday praegu. Let me check. Aga siis, kui te alustate siis me tegime seda, siis pigem ju prooviti ka nagu see on lahjem ka veits, aga prooviti teha midagi nagu rohkem fancy't, kui nüüd tundub, et kõik pigem lähevad nagu lihtsama juurde tagasi. No vaata, no kurat, ma mõtlen seda, et mis on fancy, on ju, tegelikult see väike Cuba mojito on tegelikult fucking fancy. Nagu putsi sul on seal võrdi värske mango sees ja mingid süüksed asjad, vaata, värske passion. See on tegelikult fancy, eksootiline. Me tegime tollel ajal samat asja. Okei, jah, nagu, ma ei tea, võib-olla pannakse kaunistustele vähem rõhku, on ju, tänapäeval. Et vanasti me kuradi kuivatasime, jah, mingi kuradi persse, mingid sitruseid, mingi kuivatusmasinates, mingi, ma ei tea, jälle tahaks öelda imekott. Täiesti nagu, Te ei kuivatanud neid, te dehüdreerisite. Dehüdreerisite oma dehüdraatoriga. Et dehüdraatori nimi oli Excalibur. Aga mida perset, nagu mis aeg, millele, vaata. Et persse sama, enne seda kriisi veel oli, aga noh, hakkas juba siis ära vajuma. No see Tartu fine diningu kontsentreeritus lihtsalt võrreldes teiste restoranidega, enne Tilli just. Praktiliselt kõik oli fine dining, kõik teevad mingi kuradi põdrasambla, kuradi tolmu, kuradi milleks sa teed selliseid asju, mis esiteks on liiga aega nõudvad, kallis, noh, saad aru, sellised tilulilu, viled ja vildikad, mingi mõttetu asi täiesti, mis lihtsalt, mis ei anna nagu mitte midagi juurde, siis minnaksegi just täiesti selle pealt lihtsalt ära, sest et ka lihtsalt ettevõtjad näevad, et nagu persse, see on lihtsalt fucking, see on lihtsalt loll kulu, noh. Miks sa teed mingi kreeme ja vahte ja chipse ja kuradi dehüdreerid oma kreemi ja siis persse, no see õudne. Ja siis ongi, et tegelikult nagu sisu on läinud just, ma ütleks isegi nagu detailsemaks või lihtsalt, kui mitte detailsemaks, siis vähemalt pannakse rõhku selle rohkem. Kvaliteetsemaks. Ja, et sa tahadki, sest et noh, kedagi koti see kaunistus ja kõik kotib see, mis seal sees on. Ega väike Kuuba ei saanud ju ilma asjata kuulsaks ja menukaks sellepärast, et ta kuidagi näeb lihtsalt lahe välja. See on ikkagi, nad maitsevad väga-väga fucking hästi. Keegi ei teinud varem Tartus niimoodi, alguses inimesed olid mingi,
kas tõesti värskest laimimahlast? Ja siis noh, aeg edasi, 6 suve edasi on seal on lihtsalt, et kas te tõesti pressite 160 kilo iga päev või? Ja siis ongi. Ja siis noh, saad aru, et see on reaalsus, et sa paned paar väikest detaili õigesti ja kõik toimib. Ei pea panema tilu-lilu juurde. Ongi rõhk on läinud klaasidelt ja kaunistustelt ja kõigelt ära ja rohkem läinud selle joogi enda. Jaa, ongi. Sa pead tegema head jooki, olemata sellest, kuidas see välja näeb väliselt, aga inimene tuleb ikkagi selle maitse pärast lõpuks tagasi. Ja ongi. Ja inimesed tulevad ikka, ma olen päris palju vaielnud siin Eestis ka mingite inimestega, aga et kas inimesed tulevad hea kokteili pärast või kas inimesed tulevad nagu, et no mille pärast inimesed tulevad ja jäävad, eks ole, et inimesed ikkagi tulevad alati inimeste pärast. Ja lihtsalt nagu öelge, mis te tahate, noh, inimesed tulevad inimeste pärast. Miks näiteks teine kuradi kultuuribaar, nad nimetavad ennast, on ju? Ei, mitte Level. Ärme Levelist täna räägi. Sest ma ei ole kunagi käinud seal lihtsalt. Rauno võib rääkida Levelist. Eraldi peatükk. Viimane 15 minutit Levelile. Aga kultuuribaar Naiv, on ju? Miks nad on nii populaarsed? See on ju ebanormaalne populaarsed nad on. Fucking neil on letidega nii lahedad inimesed. Nagu aegade alguses saadik olnud. Kaunad olid vist 5 aastat lahti või? 7 juba. Või 7 või? Okei, noh, veel enam. 8 aasta jookseb vist või? Inimeste pärast. Nad ei tee seal mingid mega super häid mingid jooke. Tõesti ei tee. Nagu, ma ei mõtle seda jumala hästi isegi mitte mingi solvanguna. Ma mõtlen nii, ma lihtsalt ei pane rõhku sellele ja ei olegi vaja panna. Kõige populaarsem baar. Peale see väikse kuuba, hooajaliselt, nad on ikkagi aasta ringi vaata populaarsed. Ja Shootersi ka vist. Jah, Shooters, ja Shooters niikuinii. Aga ta võib Shooteris ka rääkida. Shooters Level, see on tema pärusmaa. Seal ta käib noppimas. Aga nii on, jah. Nüüd on teada, nüüd vaadatakse see osa ära, pannakse see plakat igale poole välja. Et palun ärge sisse laske. Kebomees. Palun ärge sisse laske, on süüdlause või? Tüdrukud Rauno ümber. No tahad sa rääkida midagi Shootersist ja Levelist või? Ei taha ausalt öeldes. Väga halvad kogemused siiani. Kui sa ütled, et seal olid väga halvad kogemused ja see video läheb üles ja sind lintšitakse ära linna peal kunagi. See on okei, see käib asja juurde. No. Väike draama peab ikka Tartus ka olema. On jah. Aga kui me hakkasime juba Raunot ründama niimoodi, et palun mõlema poolt ühe baari juhtumi, mis oli väga halb ja siis jäi meelde ka mingi halb kogemus kliendina. Kliendina või? Jah. Ma mõtlesin, et teenindajana. Aga... Võib ka seda. Üks on kliendina ja teine on teenindajana. No on sul kohe midagi või? Mul niimoodi halba kogemust küll ei ole vist. Kurat, just ütlesid, et sul ainult halvad kogemused ja nüüd kui ma küsin... Sa pead rääkima. Nüüd sa pead oma sõnade taga seisma. Mul oli muidu teenindajana sükene. Et preppisime seal miitis, preppisime. Vaata reede, päeval vaata prepidki. Ja pressid seal ja kõik asjad teed valmis. Suht palju käed jalad tööd täis. Ja ei ole seal mingi pundiga ka. Suht niimoodi pool päeva üksinda ja siis tuleb teine. Veits siuke stressi, higimull vaata otsas ja siis tuleb paar klienti ka ja siis teenindad ka neid. Täiesti normaalne, loogiline. Ja lihtsalt tekkis seal lihtsalt mingi olukord, umbes mingi vana ema tuli oma lapselapsega ja istusid maha ja lapselaps oli kohe mingi, teadis kohe tellis mingi toidu ära. Ja siis ma ei hakanud siis nagu menüüsid nagu viimagi. Preppisin oma asju edasi, lõin kõik toidud läbivad, nii nagu on. Ja siis pärast siis oligi see, et viisin toidu lauda, siis vanaema tellis ka sama toidu. Aga ma olin nii oma prepi mulli sees, et ma unustasin mingi 10 minutiks ära. Ja siis ma lõin 10 minuti pärast selle sisse ja siis vabandasin, et teie toiduga läheb,
ütleme 10 minuti pärast, siis nagu teenindajad tavaliselt ütlevad, et palume vabandust, et kokad on täielikult tropid meil, nii et ja. ei, see on tüüpiline ja ma tegin ka seda kunagi, aga mul on eluaeg igal pool, kus ma olen töötanud, alates Pierre Meat Market ja siis 3 tilli viimast korda, siis minu ülemus on kogu aeg Mari Linder olnud, parim ülemus ja juhataja for life, tema ütles alati, ole alati aus ja ütlen ausalt, nii klišeene, kui see ka ei tundu, ole fucking aus, kõigile meeldib ausus. nii, vanaema juurde tagasi. Ja siis ma unustasin ära, ütlesin, et läheb veel aega, aga vanaema tuleb välja algusest peale, oli mega näljane ja ma ju nagu ei märganud seda, ma ei olnud piisavalt hooliv, on ju. Vaata, mõned inimesed tahavad megalt hoolivust lauas. Tõesti tahavad siukest nagu, et miks sa umbes ei ole nagu kvaliteetne teenindaja. Ja siis ta ei olnud nõus selle ajaga ja läksid minema, maksid arve ära. Siis läheb mingi pool tundi mööda, sisse lendab üks Eesti päris kuulus näitleja. Mänginud näiteks Kodu keset linna. Ma pärast ütlen ta nime. Aga ühesõnaga. Ja minge persib, sealt oli sihukene laviin. See lendas sisse see nagu... tema ema. See oli siis see vanaema oli siis tema ema olnud. Et kuidas te käitute mingi vana inimesega ja nii edasi. Ta lendas resto poole, me olime seal koksi poole peal. Tuli nagu teisest uksest sisse. Ja siis ma oligi esimest korda, kus oli see, et võtadki löögi enda peale. Et minu viga ja valed selle. See oli nagu, täiesti umbes mingi õiguste vastased süüdistused umbes. Ta oli tõesti põles nagu nii haigelt. Näitlejate värk ilmselt, vaata, lähevad megalt põlema. Ta oli tõesti nagu vihane, ta oli tõesti vihane. Ma hakkasin ise värisema nagu seal, nagu käed hakkas värisema, nagu tõesti mega pingeline moment. Ja siis, aga siis saigi lahendatud nagu, siis ma mõtlesin, et see on esimest korda, ma tundsin, et davai, et peab enda peale võtma, vaata, et mul ei ole mõtet siin mingi, tal oli mingit räägin manager'iga, nii võtsingi enda peale, et davai, siis ma bookisin talle lähedal asuvas restos, ehk siis tookord siis Umbroht restos. Davai, sealt, need 2 praadi, 2 mingit jooki minu poolt ja lihtsalt unustame ära, et tõesti ei tahtnud mina teie emale midagi halba ja ei tahtnud, et see on halvaga tehtud, et see oli lihtsalt, nagu unustasin ära inimlik viga, vaata. Aga see mulle eluks jakseb meelde. Okei, ja kliendina? Ei tulegi, mul äkki sul on vahepeal midagi? Kliendina küll ei ole. Tere, ma ei saa pikalt rääkida. Aga mul on samamoodi on jooma veits. Tööalaselt on veits halbu kogemusi. Küte. Ei, ma siin, mis ma töötasin aasta aega, töötasin kesklinnas, Rüüti tänaval. Täpselt Meat Marketi vastas ka veel, kampuses. Seal on, lähed sisse, keskel on kõrgemad lauad, ja siis kuskil, ma ei tea, kilomeetri pärast jõuab kuskil baarileti juurde, aga seal baarileti juures ongi see viimane kõrgem laud, seal istus üks vanem meesterahvas, ka siuksed üles keeritud vuntsid, siuke suht chill tüüp tundus, jõi vana Tallinnati kohvi ja siis üks hetk, me olime kahekesi olime baaris, üks hetk kuulen, käib üle saali, mõtlesin, okei, mis see oli. Ja siis vaatan, vend lehvitab mulle ja me reaalselt saime seda, siuke väga ebameeldiv õhkkond oli. Ja me reaalselt saime seda terrorit mingi, ma ei tea, siuke tund pool lihtsalt. Aga mis sa siis tegid nagu teda? See on lihtsalt seksuaalne terror olnud. Jah, põhimõtteliselt vennike lehvitaski terve aeg, tegi väikse musi ääli. Tegi silma sulle või? Jah. No aga see kurat kompliment ju. Mõnus, aga terve õhtu, jah? Ma ei tea, jah. Ei tea, jah. See võib-olla siuke minu kõige ebameeldivam kogemus siis. Sa töötad vähe. Noor poiss ka, Ma ei ole palju töötanud sellel alal veel. Kas sul on midagi? Me oleme vist üks kord sellest rääkinud mingi episoodi raames. Oi, mul on olnud ikka neid. Issand. Kas see oota klientidega või? Või üleüldiselt halb situatsioon? Halb situatsioon olles tööl. Olles tööl või?
no mul kunagi ühest töökohast on keset õhtut, meil oli baar oli siis 3-ni lahti ja tuli Hollywoodi rahvas peale öösel ja tulid veel söömas, meil oli köök ka kella 3 lahti, see oli full rämmariks, on ju. Ja siis üks tüüp tuleb ja ütleb, et kuulge, meeste peldikus on üks ainus kabiin ja siis on pissuaar, sest et see kabiin oli lihtsalt mingi pool tundi kinni olnud. Ma oletan, et ootas siis seal ukse taga. Ja siis lähme teeme selle ukse lahti, koogime seal, leiame mingi vend magab seal sees, ma olen veel mingi, peksel vastu põski, et kuule, tüüp ärk üles, ei võta pilti ette lihtsalt. Okei, selge, helistasin Geenile Essi, kutsus vennad kohale, vend tuleb sinna, taidleb ka seal peldikus, teeb, mis teeb, on ju, ei, ütles, et kuule, ma kutsun kiirabi, et vend võtta pilti ette. Siis tuleb kiirabi kohale, läheb mingi, tugev 3-4 minutit mööda ja tšikk tuleb tagasi, ütleb, et kuule, me suuname kõik naiste vetsu praegu. Mingi, mis asja? Audiina, see laibakotiga tullakse kohe. Ja 2:30 lihtsalt läbi saali külalised kõik söövad seal veel oma viimased kanatiibu Hollywoodist tulnud otse. Viiakse lihtsalt laibakotiga vend nagu läbi saali. Kas sina kirjutasid sinna Resto meemi ka, kui oli see... Keegi kirjutas sinna, mis on see kõige hullem kogemus, keegi kirjutas sinna, et laibakotiga viidiks vend ära. Mina ei kirjuta, võib-olla mõni mu töökaaslane. Jaa, ma just lugesin, mõtlesin, mida võtta, see on küll sitt vahetus ju. Ebareaalne lihtsalt ja seda aru ja siis ma istusin see baari leti taga süke ja siis ma just mõtlesin, ma tagusin seda vende näkku ju, et üles ärkaks vaata mingi pool tundi tagasi, mingi tule ärk üles, what the fuck, Vendel lihtsalt. Ja tagusid surnud venda lihtsalt, Ebareaalne, see on küll õige, okei, süükast asja. See on ikka, jah. Ühesõnaga, mingi vend oli narksist üle teinud ennast, süstid seal, mina ei näinud seda süstalt ja Turva ka ei näinud, siis kui vend püsti tõsteti, siis näid täiesti nagu mingi kägaras seal tema all. Vana hull, see on tõesti, see on ikka räme tõesti. No see jääb elu lõpuni, see laibakoti visuaal rahva keskel, kanatiibade keskel, täidetud alapeeniod ja vaata, kus sa tead, siis sorry, ma enam ei... ei hakka laste koht jääda. See eksisteerib siiamaani. Okei, no ma mõtlen, nojah. Okay. Aga põnev selles suhtes, mega põnev tõesti. Väga põnev. Ma ei tea, kas on mingi Tallinna teema, et Tartus kuidagi seda süstimise värki, ma ei tea, Tallinnast kunagi juba ammu ka räägid sellest palju rohkem, et süstitakse. Ei, see oli ikka 10 aastat tagasi. Ja nüüd ma ei ole ka kuulnud seda. Tol momendil veel nagu oli seda, kus nagu kasutati siukseid nagu mingite kohtade peldikuid, mis olidki siuksed, seal ei olnud mingid viisakad olemist, seal oli Hollywood ja äftekas, sa oled näljane, higine, sa tahad veel oma viimast jäkut ja õllet saada, täidetud alapeniosid süüa. Ja koju minna. See tšikk, kelle sa millegi pärast sinna kaasa meelitanud, selle ka veel koju viia. See ei olnud ilus vaatepilt, mis seal oli. Aga ma mõtlen seda, et konsumatsioon. Nojah, ikkagi Tallinnas, siiani on ju Tallinnas on jumal palju vetse sinise valgusega. Jaa, seda küll. Nagu meid Tartus, mina ei tea, ära kadunud ikkagi. Ka mingi hetk oli, aga Annelinnas ma arvan on või kusagil Nõlvaku kandis tuli ära. Kusjuures mul ei ole nagu nii jaburaid juhtumeid, aga... Mul on igasugused häid ja halb. Igasugused... Sa oled päris kaua olnud ka ju... Jaa, ma olengi... Kuna sa... Sest ma mõtlen, et vaata, mina alustasin 2011 üldse. Ma alustasin 2006. See tähendab seda, et ma mõtlengi, et mul ei ole isegi 10 aastat veel täis, et nagu mul on 1 aasta veel minna. Jah, mina alustasin ka 2006 ja ma olen kogu aeg toitlustuses olnud. Alustasin nõudepesijana kuskil mingi täiesti keldri hurtsikus. American Dream Boy. Ja siis From dishwasher. Sealt edasi, sain kööki, sealt edasi baari. Kogu sellest ajast arutame maha 1 aasta, kui ma olin kaitseväes. Ülejäänud ajal ma olen kogu aeg toitluses full on rämmarit saanud. Ärganud Raekoja platsil oma töökoja terrassil, täiesti lädra täis. Peakokka jääb üles, kuule, kööki raisk, mida sa magad siin. Ja selleni, kus ema ja tütar on kutsunud nagu koju kaasa peale vahetust ja sadasid lugusid. Seejuures selle peale mul tuli üks juhtum meelde, kui ma tegin ühte kateeringud. See ei olnud ammu, see oli mingi äkki 4-5 kõik käsi kuulad ikka teavad, mis kateering on
catering on ju, baari catering me olime kunagi, ma ei tea, kas me olime sinuga kusagil ja siis võimalik. ma ei mäleta, kust tuli, aga see Anyhow. lihtne, see ei ole käif, see on kaif, see ei ole catering, see on Kateering on ju, kaif kateering on ju. Anyway, see oli väga maksejõuliste inimeste pulmad ja no seal oli kõike, lisaks sellele baarile, mida ma kohale tõin, mul oli florist seal ja kujundaja ja nii edasi, et kõik oli nagu top notch on ju, väga hea ja kvaliteetne alkohol, väga hea ja kvaliteetne publik on ju, ja siis me pidime alustama kell 8 baariga ja noh, sa oled mingi tund aega varem juba seal põhimõtteliselt valmis omadega, ala pool tundi enne algust ma panen juba jää valmis ja nii edasi on ju, ja siis tuleb üks lädramällis naisterahvas on ju, siuke keskealine on ju. see on seal kateeringul on ju, see oli kuskil linnast väljas on ju. Ja siis ta hoiab midagi pihus niimoodi ja mingi räägib on ju. Ja siis ma saan aru, et ta tahab seda nagu ära visata on ju. Aga ma ei jõudnud oma kätt alla panna, võib-olla isegi õnneks. Ja ta ei näe, kuhu ta viskab, aga noh, ta tahab lihtsalt üle leti seda visata ja sellest lahti saada, on ju. Ja ta viskab selle otse minu jää sisse, on ju, ja seal on 2 kasutatud tampooni. Oi. Algus. Ja poole tunni pärast pidi jooke serveerima. Ja no see baari puhastus ja kõik ja kohe hea algus ja... Kuidas käitud? Täpselt see küsimus. Kuidas käitud? Väga teed tänad ja hakkad jääd välja vahetama. Väga haige tegelikult. On ju? Tõesti haige. Miks inimesed teevad niimoodi? Sa oled ikka safe zone'is on Regeri, ma vaatan, et sul ikka ei ole lood kõik ehmatavad siin nii palju. Ei, see on ikka, see on ikka palju põnevam. Mul ei ole nagu, mul on lihtsalt sellised nagu, jah, mul nagu, need 2 lugu on ikka, no fucking laibakott on ikka kuulnud, sellega võidad kõik ära, nagu, aga see jah, jää sisse kasutad tampoonid. Ja minul on jää sisse konisid visatud, niimoodi, et mingi tšikk tuleb mööda lihtsalt ja siis vaatab mul otsa, koni käes vaatab mu jääkasti, mis on pool tühi on ju, no ilmselt kui see oleks täiesti äärne täis, vaatad pool tühi, sisse ära, ma olen mingi mis august see sulle prügikast välja nägi nagu? See on valge penoklass kast. Sul on põlev koni. Kus sa koolis käisid? Kus 1 tekkis praegu peas. Kõige naljakam on selle juures see, et see sama tšikk, saades aru, et ta oli valesti teinud, tegi seda teist korda veel sama õhtu jooksul. Teise jääkasti, mille peale ma ütlesin selle teise jääkasti, tõstsin selle nagu siis sinna tema jalutuskäigu juurde koos veega, et kui tal peaks 3. kord ette tulema, siis ta saab juba sinna kus on juba koni sees. Siis ta on juba harjunud. Jaa, siis ta on juba äkki harjunud sellega. See oli küll. Aga me ikka armastame inimesi. 100%. 100%. Sky pluss. Ja reaalselt nagu see inimhulk on nagu 0,0 mingi 0,1%. Aga jääb meelde. Situatsiooni, sest neid inimesi, kellega sul on nagu tohutult äge ja tohutult hea ja fun, ja isegi need, kes on neutraalsed, see on nagu nii suur mass, kellega sul ei ole ühtegi storyt. Ja siis tuleb see nagu see üks tilk seal meres Lavürts. Ja tuleb sul kuskile käe peale ja siis sa lihtsalt elad üks asja läbi. No nagu öeldakse, tõrva tilk meepotis. Üks lugu tuli veel meelde. No sellest saabki nüüd bar talk. Riki-tiki bar talks on ju. Ei, see on kõva. Nüüdseks juba minevikku läinud Kohvik Moskva ja meil käis seal üks Itaaliast pärast advokaat on ju. Kus see üldse asus? Vabakul. Ja me olime oma naiskolleegiga tööl on ju ja siis tüüp jõi alati ristretosid. Kui keegi tolleaegsest Moskva ajast vaatab seda praegu, siis ta täpselt teab, kellest ma räägin, on ju. Üks tüüp jõi ristretosid, on ju. Ja siis minu kolleeg serveeris talle... Ristretto on pool espressod, on ju. Ja siis mu kolleeg serveeris talle ristretot, mis oli koguseliselt veidi suurem kui pool espressod, on ju. Mille peale ta lihtsalt ülinärvis jooksis ruumist välja. Me olime mingid,
fuck it, 1,5 või mingi, ma ei tea, 20 krooni külmarvas savi, on ju. Ja 10 minuti pärast tuli tagasi 2 dildoga ja üks oli suurem sinine ja teine oli väiksem ja must. Ja ütles, et I will fuck you with this blue one and you with this black one. megalamp ju. See on nagu keegi teeks, ma kuulan mingeid lugusid, nagu keegi teeks mingi kuradi, mingi eksperimentaal, mingi kunstilist filmi. Nagu, mis asi see on? Welcome to Tallinn. Täiesti tavaline õhtu kolmapäeval, on ju. megaloll. Tõesti. Ja ta üritas olla väga hirmuäratav, aga ma lihtsalt panin siukest kajakat. See on meganaljakas, et sa mõtle, vaata, tavainimesel läheb ju, sa jooksed, lähed ruumist välja, sul peaks viha üle minema juba, vaata. No, ei, sa peaksid juba, siis sa lähed, leiad selle poe. Ei, ta läks... Vihaga teadis, kust ta nüüd... Ma arvan, ta tõi seda autost. ja. No eos, saan aru. Linnavalitsus ees oli autorapsud. Oligi, sest siis ei olnud ju veel seda ilusat vabakat. Kus Moskva kohvik üldse asus? Ma just vastasin sulle 3 minutit tagasi taun Vabakal. Oota, ma mõtlen korra. Sa veel noogutasid ka viimane korda. Mul on ilmselt, mul on väike ajupuue tekkinud, mul ei saa salvestada informatsiooni. Oota, Vabaduse plats. Vabaduse plats, jah, on seal, kus see rist on, on ju? Exactly. Ja seal on need ja enne seda... Vabadus ja... Ja, seal oligi Moskva. Okay. Ja ma räägin praegu aegadest, kui seda risti ja vällikud sellised, nagu me teame, praegu ei olnud, seal oli mingi suur parkla vist. Nii et ta ilmselt jooksis sinna oma autosse dildot ja... Mega naljaks, jah. Täielik missioon nagu. Full on, on ju. Kuideti, kas ta jooksis üle Vabaka tagasi. Jaa, üks suur teine väike. Väga haige, jah. Ma arvan, et see tõesti Tallinn. Mille järgi ta valis need tildade suurused, kumb suurema sai? Nagu see ei rohkem pekki keeles või? Ma arvan, et ta oli ikkagi härrasmees ja valis suurema portsu tüdrukule. Ikkagi härrasmees. No, Itaalia gigolo. Ta oli eestlane või ei olnud? Itaallane, Itaaliast pärit advokaat. Hull värk on ju. Ja no ma ei kujuta, et ta oli siis juba mingi 150 aastat vanem. Praegu ta on ilmselt juba 175. Netflixis on see Unsolved Mysteries telesari, kus lõpus on alati see, et kui sa tead midagi selle kohta, siis saada meile infot, on ju. Kui keegi tunneb ära, kes see on, palun saatke hello@kaif.space. Seda taks, ja neid taks. Me saadame selle kinkekaardi. Šokolaadis dildo. Kaifi kaardi võib küll tulla. Et meile meeldivad põnevad inimesed. See oleks tõesti põnev Suurepärane. teada, et kus kohast need... Kas sa tahad öelda, et teil nagu Tartust ei ole ühtegi story't, mis oleks nagu sinna kanti? See, et mingi mees üritas mingi noori inimesi hiilida... Selliseid asju ma ei pannud tähele ka, et nagu Butterflies millalgi mingi 2010-2012 no terve suletud Angel ja Gay kari käis meid karjatamas seal, aga noh. Minu pärast on üks geibaar lahku läinud. Üks kutt läks. Ma hakkasin ühele kutile nii väga meeldima, et teine muutus nii armupädadeks ja jäts maha. Tere, südametu mõrdid ikka. Nagu ka igas teises episoodis tundub, et nüüd on meie korduv hashtag Nelli teate rubriik. Nelli teate. Tükk aega, tund aega. Nelli teataja on jumala kõva asi, see käis isegi 3 stillis pidevalt. Mikk Valtna ja Martin Sõgel, suured fännid Nelli teatajal. Super. Aga see on tõesti hea ajakiri. Ma arvan, et kõige kvaliteetsem. See on ajaleht ju. Ajaleht, jah. Ma arvan, ikkagi kõige kvaliteetsem, kui üldse. Ei ole nii üles puffitud nagu Kroonika, aga seal on nagu content, on ju. Ta on isegi underground, tahaks öelda veidi. nagu sirp või müürileht, aga... Tahaks öelda, jah, selline... Veits kollase mekkuga. Siuke hipsteritele, tähendab nagu underground sisuarmastajatele, kes ei ole veel päris hipsterid, kes nagu hindavad ikka siukest robustsust, noh. Et nagu, sa teed, sul on ikkagi kuradi seal ilmatürukud või noh, see naiste osa, eks ole, ja kõik see, noh. Et kõik on ikka selline nagu
nagu peaks olema õigele mäletad, me nägime selle Soorimis ühte Nelli teatajat, kus oli mingi, mis see oli, mingi nädala või kuu tüdruk. See oli mingi täiesti suvaline pihvlis, täiesti suvaliste alukatega, mingi puhastamata kamina ees ja mingi see ongi lihtsalt, aga see ongi Eesti elu ju. Nagu mis sa hakkad seal mingit, et mul on siin mingi ostad, rendid mingi suvalise ruumi, et teha ilusaid mingeid Instagrami pilte. Putsi. suvilasse. Suvilasse. Ma võtan kuradi praegu lihtsalt kuradi püksid ära ja tee lihtsalt piltimast ja inimesed hindavad seda, noh. Ausus. Palun, Reger, Ei. peale seda podcasti me teeme selle ilus ausa lihtsa pildi Ei. ja me vaatame, kas On, inimestele meeldib või mitte. Aga ma ütlen ausalt, ma arvan, et kui ei meeldi, siis vähemalt räägitakse. ja nii sujuvalt me läksime üle meie viinavaadile, on ju. Samuti, et vahet ei ole, kas meeldib, aga inimesed räägivad sellest. Teil on oli, jah? nüüd on, ta on nüüd suvepuhkusel, Mis see, moemahe. okei. Et panitegi lihtsalt nagu 30-liitrine keeg laua all ja ei teinud mulli viina või? ei, miks? Kunagi oli mulli viin, Miksoloogid. jaa. saan aru. Lihtsalt head asja pakkuda. Aga see Väike on marineeritud minikurk ja pits viina ja 2,50. tõesti hea. Anna tulnud. Diil. Pitsi viina 25 €, terve õhtu sisustatud. Mega. ja 10 kurgi ka. Jah, ära unusta. vaatate ta lihtsalt jäi mõtlema. Arvutused käivad. See on nii tore, mul oli nii palju tõsiseid küsimusi sulle, aga tundub nagu next time, on ju. No mis see on, no okei, sa võid visata ju vahele mingi tõsise küsimuse, mis see on siis see nagu Räägime natukene nagu plaanidest veel. Ma saan aru, et see Riki-Tiki on nüüd ikkagi nagu, mida te vaatate, tüdrukud tahavad siia tulla. tulevad. Ma räägin korraks tüdrukutega. Neil on kõik hästi. mitte veel ju. 15 minuti pärast. Populaarsus. Ühesõnaga, tüdrukud on veini joonud ja siis nad tahavad tulla rikid tikitama. Arusaadav. Kikis tikitama ja. Rikid tikitama. Olgem ikkagi viisakad. mis plaan on siis? Plaan on siis, jaa, ma räägin plaanist, võin rääkida, kusjuures reaalselt see, et kuidas see üldse siia sai, oli niimoodi, et see on minevik, me räägime plaanist. noh, Nad ei saa üldse aru. oota, ma räägin korra. No, selge. mis plaanid on, Rauno? meil selle kohaga, jaa. noh, neljapäevast laupäevani oleme lahti ja ma ei teagi, plaane otseselt. kas see on pop-up? jaa, see on ikkagi pop-up baar. Et see on mingi sihuke suvekuude teema meil. jah. Okei, See sa on- arvad, et pikemalt No, pikemalt pead selle väikse poisi käest küsima. tema teab neid plaane rohkem. mina tean ainult seda, mis järgmine nädal juhtub ja Neil on küsimus sulle kui uuele töötajale. Kui me avasime Kaifi ja eriti nüüd suve algusest alates, meil tuleb mingi 5-10 meili nädalas, et ma olen umbes ma olen töötanud selles valdkonnas, et ma tahan nagu teie juurde tulla baari tööle. Kas soovitad nendele inimestele midagi või? ma otseselt ei oska midagi soovitada. Selles suhtes, et kas see on nagu väärt seda, et tulla ühest valdkonnast teisse niimoodi või tasub mõelda veel? sa mõtled nagu baari valdkonda Jah. tulla, jah? Ma arvan, et tegelikult tasub tulla, noh. Miks, mida see annab? Noh, mina olin enne sihuke vaikne poiss, ma võin öelda teile. Ja nüüd on kebavend, on ju. ei, nii hulluks ei ole läinud. minu meelest see oli enne ka fuckboy, ma ei tea. ma nägin Tegeri näost siirsesti lisada. see nagu, mida vitus vend räägib? ei, tegelikult oli. Vaikne vend või? No tegelikult oli, noh. võib-olla olid, ma ei, vaikne, no 13-aastaselt võib-olla. perse, no ma olen näinud vaikseid vendi. Okei, ma nüüd No mina olen väike. ütleme ausalt, kõige vaiksem võib-olla tõesti ei olnud, on ju. Aga ütleme siis vaiksem kui praegu. jah, No okei, see on kompromiss. jah. Okei, Reksu,
kiiresti plaanidest. jah, plaanidest, jah. Ühesõnaga, Esiteks, mida sa tüdrukutele lubasid? et 15 minuti pärast saab sisse ja mida? Õige. Saabki. Ja konkreetsed plaanid on sellised. Riki-Tiki on nüüd avatud konkreetselt. Silt tuleb järgmine nädal. Aparaaditehases, siin elu käib, eks ole. Siin on nüüd juba, siin on esimene suvi, kus on baarid. Ja kurat, siin päris palju hulle asju, ma kuulsin isegi, ma loodan, et ma siit ausalt praegu midagi etteruttavalt midagi räägi, aga kuulujutud räägivad, et Tommy Cash tuleb augustis siia ja hoovi peale ja üldse mingeid hulle asju ja elu läheb käima. Hakkame vaikselt jõudma siin Telliskivile nagu järgi. Ilmselt paneme lõpuks mööda ka, siis me oleme aeglased. See on nagu see Kilpkonna jänese võidujooks, on see Tallinn-Tartu veits. Teate ainult, Kilpkonn lõpuks võidab. Ja siis, ja teiseks siis on see, et plaanid on sellised, et meil on juba, me saime nüüd lõpuks, ja kusjuures nali naljaks, aga tegelikult ei olegi väga nali, vaid hoopis põnev süükene asjade käik, et täpselt umbes 1,5 aastat ajasime ja täpselt minu sünnipäeval 5. mail siis saime ehitusloa Raekoja platsi alla siis ruumidele, et hakata seal päris sellist konkreetselt korralikku kokteilibaari pidama, sest et selle mis me siin Riki-Tikis oleme, esialgse plaani kohaselt meil oli siuke, et teeme siukse pop-upi mõnus suvine värk, et teemegi suvise teema, troopika asjad, värgid, särgid, et senikaua, kui seal saab hakata ehitama ja tolle baariga siis tulge vaadake, eks ole, Riki-Tiki üle, too baar, mis loodetavasti saab valmis, no loodame, et kurat november, oktoober, november, ilmselt jaanuar, tõenäoliselt märts, aga äkki saab maikuuks valmis. 5. maiks oleks lahe, on ju. Aga et tollega on meil suured plaanid juba selle koha pealt, et me tõesti saan aru, et natukene kõlab võib-olla ülbelt, aga teeme Eesti kõige parema kokteilibaari. Kuidas sa hindad Eesti kõige parema kokteilibaari? Ma arvan, ma hindan seda vist niimoodi, et kui ma, jah, see on jumala hea küsimus. Seda peab hindama niimoodi, et sellist asja ei ole olemas. Et me teeme nagu, jah, sellega ma olen nõus. Et see selles mõttes kõige parem halb sõna, aga ma tahaks öelda kõige kuulsama. Et maailmas. Nagu maailma mõistes Eesti kõige kuulsam kokteilibaar, jah. Okei. Ja sellise, me esialgu mõtlesime, et 27 aastat or so. No segad seal 90-aastasena batangasid ja no see oleks kõva, kui mul tõesti, see ongi see, kus terve elu töötad, esiteks lahe asi on ju. Ja siis lõpuks on võib-olla see, et ma siin praegu noore nulgina 29-aastasena räägin, vaata, et see ei ole nii noor, jää vaid. Ma tahan, et no teie kõrval ma olen, tema kõrval ma ei ole. Aga ikkagi, et räägin siin praegu, et kõige kuulsam ja bla, on ja lõpuks ma lihtsalt tahan võib-olla lihtsalt mingi, tulge külla, ma lihtsalt teen teile fucking jooke ja mul on pohka kõigest, vaata. Aga praegu on selles suhtes jah selline mõte, et lihtsalt nagu kuulsuse mõttes, et nagu, et saada nagu niimoodi, et tõesti, et sa oledki ala, noh, Eesti liigub ka järjest lähemale selle, vaata Botaanik oli just seal mingi paar magazine, mingi kuradi auhinna. Design Award oli see. Võib-olla oli Design Award, jah. Aga nad võtavad piirkonna kaupa, et lõpuks oleks siis nagu ka sellega aidata tuua, et nagu ka Eesti oleks nagu seal nagu veits, noh, seal sees, vaata, me oleme nii kuradi nõks, ma ei tea, siuki liiga Ida-Euroopa või liiga välja jäetud ühesõnaga. Ja põhimõtteliselt see on see plaan, jah, kuulsust siis, võib-olla ka mitte jah, ainult selle baarile, vaid nagu kuulsust lihtsalt Tartule ja kuulsust kandideerid linnapeaks või midagi? Ei, fuck no. Kuulsust Fame for nagu hea, aga sul on vaja kuulsust sellepärast, et nagu noh, vaata see, et teie olete siin juba, see on minu arust päris suur asi, sellepärast et inimestel on, noh, eriti Tallinnal on see, et nagu putis, kõik tuleb Tallinnas, vaata, kõik on Tallinnas, sul kogu aeg on, mis sul on Tallinn Cocktail Week, on ju, noh. Isegi Tallinn Bar Kartell, noh. Jah,
ei, täpselt, ma mõtlengi, et tegelikult on see on täpselt see, mis alguses rääkisid, et nagu me oleme nii väiksed, aga samas me oleme nii eraldatud. No on tegelikult nagu lollus. Ma saan aru ka, et see on lihtsalt see, et putsi oleks mul lihtsalt kuradi 4 reaalne maantee, võib-olla käiks tõesti tihemini. Ei no umbes, noh, ma tahaks midagi sellist öelda, aga päeva lõpuks on see ikkagi lihtsalt see, et kõik lihtsalt koondub sinna ühte kohta. Et seda tahaks rohkem nagu segamini viia ja mul on sellepärast fucking hea meel, et see väike Kuuba selline on, kes tekitab furoori üle kogu Eesti, vaata. Ja nii edasi, et sellised kohad. 3 tilli samamoodi, et lihtsalt kus ongi nagu, noh, et inimesed pigem tulevad siia, sellepärast, et sa ei saa neid asju seal. Muidu on alati see, et Tartus tehakse seda, aga noh, Tallinnas on ikka natuke parem. Et nüüd on see, et no, ei ole enam parem. Ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Ma just mõtlesin, et see on mingi suvaline koht Lõuna-Eestis. Ma ei ole kunagi niimoodi, see on maailma kõige vastuolud sul laud. Ma ei ole kunagi nii mõelnud. Ma lihtsalt olen mõelnud, et see on üks suvaline koht. Et nagu, miks peab üldse Tartus? Kus väga kedagi ei ela. Valikas minna Valka või Tartusse Same, noh. Lõunasse, võib-olla läks vaadaks selle Valga üle. Mis ma seal vahepeal peatuse teen? Ei, see oli bullshit muidugi. Tartus on alati... Aga on lihtsalt see, et kõik algab sellest initsiatiivist, et inimesed nagu tekitavad eos selle, et ma ei viitsi minna, ma ei viitsi. Ja ma saan aru ka, miks ei viitsi, sest putsi nii palju lihtsalt teha, vaata, endal ka, ja ma mõtlen täiesti aru, aga kui sa tekitad rohkem selle, et ärme ole seal, noh, ütleme, et varem oli rohkem seal, et oleme seal kuradi Sauna tänaval, on ja et läheme kõik sinna pidu panema, et nüüd on vähemalt te läiad nagu Tallinn ise, vaata, liigub selliseks dünaamilisemaks, eks ole. Põhimõtteliselt Põhja-Tallinna liigub see. No muidu persse lihtsalt vanalinnas, no mis kuradi asi see on, et ammu sealt aeg välja liikuda, eks ole, et ei ole vaja seal vanalinnas ainult olla. Sama juhtub Tartuga, lõpuks ometi hakkame Jõge ära kasutama 100%. Nüüd on see konkurss, vaata, 10 aastaks tulevad järgmised kohad, eks ole. Kui need, mis tulevad, väga haige, 2 nädalat on aega veel, 3 tegelikult. Aga saad aru, see on mega haige teema, et Tallinnast väga paljud kandideerivad sinna ja kõik on muidugi mega salajane, aga vaata see on see, et kus nagu koht, Tartu kui koht on ju, muutub atraktiivseks. Seda vaja juurde tuua rohkem. Iga oma käiguga, on siis see kuradi Raekoja platsi baar või mis iganes siis lõpuks on ju. Aga et iga selle käiguga. Ka see asi, miks ma ütlen siin nagu esimene süükene no bullshit tikibaar, sest et keegi ei tea, mis see tähendab, vaata kuradi. Väga vähesed inimesed, kui kellelegi ütleb mingi troopiline baar, siis mõtled kohe mingi Blue Lagoon ja mingi süüke pask on ju. Et toome nagu seda, et tule kuradi joo kuradi 2 zombit minu baaris ära, vaata, kas sa püsid püsti või? Ainult heas mõttes. Sina püsid. Sina püsid. Palju summi maksab? 9 eurot. Peetud. Homme ei lähe tagasi Tallinnasse. aga lihtsalt, et ma ei tea, siuke üldine, see on nagu selline, et samal ajal sa pead andma veits rahvale, et vaata, me räägime ikka raha teenimist ka, on ju. Saad rahvale anda seda, vaata, mis on nagu, et rahvas tuleks, sa pead andma nagu, sa ei saa minna kohe, et mingi keeruliste nüansside ja faktide ja ma ei tea millega, eks ole. Meelitama sellega, mis juba populaarne. Mojitoga. Või ma ei tea. Ja Aperospetsiga loomulikult. Ja siis hakkad mingisugune rotaväpiga... On ju? Lased suitsu näinud. Aga et sa teedki... Näed, järgmine klient tuleb. Ja siis sa lihtsalt vaikselt nagu põimid juurde, vaata neid nagu mingid lisasid, jah, vaata, et nagu, proovi seda ja siuke pisike harimine. Umbes, et lihtsalt kiire näide veel siia lõppu, et Whisky Sour kunagi, kui me Miiti kokteilibariga alustasime 2015, oli Whisky Sour Tartu rahva jaoks, isegi nagu kvaliteetne, hea maitsega Tom Collins oli nagu, et nagu vau, ja väga palju ei teadnud, et Tom Collins ongi, nagu tõesti, Tartu rahvas ei teadnud seda, siis ei olnud veel väikest Kuubat ka, et ja mojitod olid kõik puru jää peal ja kõik siukene, selline teema nagu too aeg oli. Ja siis järsku me vaatame nagu, et see käis mingi aasta, järgmine aasta oli juba inimesed küsivad Whisky Sour, et nagu küsivadki nagu too, et see Whisky Sour ja et tahaks seda munaga jooki niimoodi.
ja siis järjest läheb järjest käima, lõpuks inimesed teavad nagu, on nagu ma tahaks viskisaurit agaavisiirupiga või tahaks selle siirupiga või mingi tekivad mingid sellised, kas saad teha mingi viskiblendi mulle, see on nagu, mida sitt, väga äge, et nagu, et niimoodi järjest näed nagu, võtab ikka aega nagu, kahju, et me kuradi sadu aastaid ei ela, eks ole, see lihtsalt võtab nagu megalt aega, aga see jõuab sinna, ja seda on lahe vaadata. Küll jõuab ja ma olin mingi paar nädalavahetust tagasi teise korruse baaris Skyfis ja siis sinna tuli 2, ma ei tea, barely 20 years old tüdrukud ja siis olid mingi, nii, me võtaks midagi juua, ma olen mingi, okei, nii, kas sa teed meile 2 säseraki? Ma olin mingi, mida? Mul oleks insta märg ju. Põlved nõrgad, mida? ja mul oli nagu, mida? Ja teine oli mingi, üks tüdruk ütles, et tead, ja mul on vist selline tuju täna, et rukiviski asemel ma tahaks konjakid. Ja mul oli instant mingi. See on kõik, jah. See on ideaalne asi. See on parim, see on lihtsalt sel hetkel, jah, võid shifti ära lõpetada ja lihtsalt see on nagu, see on parim hetk lihtsalt, jah. No see tõesti, see on mega, See tähendab, et asi ikkagi areneb ja need pärlid on tõesti lahedad ja see on naljakas ja see ei tähendagi seda, et need järgmised tšikid, kes kõik tulevad ja tellivad maasikamargariitad, et nad halvemad oleks, lihtsalt tõesti nagu need tšikid, kes tellivad saseraki, ma ei tea, miks te mul tuju nii heaks teete, põhimõtteliselt, aga ma ei tea, miks see niimoodi on, aga see on nagu mingi haige, see on siuke nagu baarmeni pornograafia veits, et nagu nii meeldib see nagu, kuidas sa nagu nii hästi tead? Jäävaid. Jah. Te peate nüüd baari avama. Aitäh, et kutsusite. Tänud. Cheers. Aitäh teile. Cheerios. Leiame Riki Tiki baari siis Tartu aparaaditehases 242. Kas teil on mingisugune veebileht olemas või kus teid leida saab? Mulle veebileht ei olegi, aga Millal avatud olete? neljapäev, reede, laupäev 6-3 öösel. Riki Tiki on Instagram, on ju? Riki Tiki baar, jah. Instagram. Riki Tiki baar. Ja Facebook samamoodi Riki Tiki ja hea lihtne meelde, et põriseb hästi nagu Regeri ja Rauno ja tulge siia ja mis ma veel oskan öelda? Sest Kaif algavad parimate tähtedega ka nagu Kristo Ja Andrei. Minge. Ping, 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 ping.